Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhina tahan tutvustada teile, kuidas Rimi eelmisel aastal maailma paremaks tegi. Juba 2 aastat järjest korraldasime Balti kestliku arengu konkurssi, kus otsisime uusi lahendusi parema tuleviku jaoks. Meie toiduannetused on suurenenud 49% võrra. Kokku oleme annetanud toitu 150 veoauto jagu. Rimi vähendas läbi erinevate meetmete eelmisel aastal toidukao hulka 13%. Näiteks pakume aegumiskuupäevale lähenevaid tooteid kuni 50% allahindlusega ning julgustame kliente kasutama tühjendama külmikrakendust. Seda on Balti riikides kasutanud juba üle 100 000 kliendi. Olime piirkonna esimesed jaemüüjad, kes keelustasid Vene ja Valgevene kaupade müügi kauplustes. Samuti oleme pakkunud töövõimalusi ja vahendanud annetusi Ukraina inimestele. Säästsime 70 tonni plastikut, kuna võtsime rullkonteinerite jaoks kasutusele taaskasutatavad plastikseinad ning lisaks 17 tonni paberit tänu trükkimata jäetud või digitaalsetele ostutšekkidele. Jätkame ka süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist. 2022. aastal vähendasime neid 3%. Alates 2021. aastast on Rimi kliimaneutraalne ettevõte. Ja veel üks oluline muudatus. Meie oma märgi kala- ja mereanni tooted on saanud ülemaailmselt tunnustatud jätkusuutlikkuse sertifikaadid. Rimi hoolib tervislikust eluviisist. Toitumisnõustaja soovitab märgis on juba 1593 tootel. Ja aktiivse eluviisi edendamiseks toetab Rimi jooksuvõistlusi kõigis 3 Balti riigis. Rimi hoolib ka oma töötajate mitmekesisusest ja kaasatusest. Umbes 45% kõigist töötajatest on vähemalt 50-aastased. Oleme saavutanud soolise tasakaalu juhtivatel ametikohtadel ja loonud töökeskkonna, mis arvestab ka meie inimeste erivajadustega. Rimi soovib hoida oma kvaliteedinõuded kõrgel tasemel. 97% meie tarnijatest on sertifitseeritud vastavale globaalsele kvaliteedistandardile. Samuti viiakse regulaarselt läbi kontrolle, et tagada kvaliteedi, ohutuse ja hügieenistandardid. Rimi, parema homse heaks!